Tervist! Minu nimi on Kertu Soans. Ma olen maaliõpetaja ja muidugi maalin ise ka. Ja ma õpetan just nimelt õlimaali tehnikaid. Ja see ruum, kus ma praegu seisan, see ruum ongi üks väike stuudio, kus siis käivad maalihuvilised inimesed neid tehnikaid õppimas. No selleks, et nüüd alustada maalimist õlivärvidega, võiksid sul olla esiteks seljas niisugused riided, mis kannatavad värviseks saamist. Ja nüüd teine samm, kindlasti sa mõtled, et on värvid. Jah, loomulikult, värvid on maalimise juures A ja O, aga on ka veel teisi tehnilisi vahendeid, mida nüüd hakkamegi niimoodi otsast tutvustama. Lisaks värvidele on kindlasti vaja ka paletti. Ja see, kes selle paleti kunagi välja mõtles, tema võib-olla arvas, et seda peaks hoidma niimoodi. Ja tänapäeval ma olen näinud, et mõned kunstnikud maalivad ka nii, et nad panevad molberti kõrvale paleti niimoodi püsti hoopis. Kinnitavad ja lasevad siia värvid peale. Kindlasti läheb meil vaja valget. Ja levinumad valgete seas on titaanvalge ja tsinkvalge. Titaanvalge on niisugune, mis väga niimoodi paksult katab all oleva värvi ja tsink on natuke vähem kattev ja tegelikult mina armastan tsinkvalget rohkem, aga segamiseks sobib võib-olla see titaan isegi enam. Valget on vaja eelkõige selleks, et muuta värvid heledamaks. Valget niimoodi päris puhtalt maali peal üldreeglina, aga reegleid võib alati muidugi rikkuda, ei kasutata, sest et kui ta kuivata jääb niisugune nagu lubjane ja nagu võõras. Ja nüüd sellele paletile ma pigistan 3 põhivärvi, lisaks sellele kõiki värve sisaldavale valgele. Et need põhivärvid on siis kollane, siis punane ja sinine. Käivad jutud, et kõik värvid on võimalik sellest 3 värvist kokku segada. Nendel juttudel on ka tõepõhi all, aga siiski tuleks öelda, et kõiki toone nendest 3 värvist päris kokku segada ei saa. Kuid tehakse selliseid 3 värviga maalimisi spetsiaalselt selleks, et õppija saaks siis katsetada ja kogeda seda värvi loomist ja seda, kuidas kollasest ja sinisest ikkagi tekib tõepoolest roheline ja punasest sinisest lilla ja nii edasi. Kuid tänapäeval on niivõrd palju, niivõrd häid värve ja värvitoone õlivärvide maailmas müügil, et kunstnikud ilmselt segavad palju vähem, kui segati vanasti. Ja mis on veel oluline märkida, et värvide areng on just alates kuskil 19. sajandi keskelt kuni tänapäevani niimoodi mühinal liikunud, sellepärast, et enne kasutati ikkagi värvide pigmendiks looduses esinevat materjali, aga tänapäeval on siis siia keemikud andnud sellise suure omapoolse panuse. 19. sajandi keskel, isegi täpselt 1841, siis tuli maalikunstnikele appi tuub, kuhu sai siis selle värvi kinni püüda ja tänu sellele oli ka võimalus hakata värvima õues, sest et enne oli õues väga keeruline, et mitte öelda võimatu maalida, sest et värve hoiti seapõiest tehtud kotikestes ja neid kaasa vedada kusagile õue ja sinna kotikese sisse teha auk, sealt värv välja pigistada ja kuidagi see auk sealt kinni panna ja nii edasi ja nii edasi. See kõik oli nii tülikas ja peaaegu et võimatu, sest õlivärv küllalt ruttu kuivab ja seetõttu väljas ei maalitud. Ja nüüd siis segamine, mõned segavad siin peal, selleks on väga hea näiteks
maalimislabidas spaate. Kui segada, siis alati segada heledama juures. Tume värv nagu neelab selle heleda liiga kiiresti iseenda sisse. Kuid üldse ei pea segama värve palletil, vaid võib segada ka otse maalides, lõuendil või papil või vineeril, millel siis keegi maalib. Ja impressionistidega tuli veel ka selline maalimise stiil, et mõnikord kohe otse tuubist. Lisaks värvidele on vaja ka midagi, mis ikkagi neid natukene muudaks vedelamaks. Kuna nad on õlipõhised, siis kasutatakse kas linaseemne õli või tänapäeval on ka igasuguseid segusid tehtud, kuhu on pandud kiirkuivamiseks mingeid vahendeid veel sisse või vastupidi, et aeglasemalt kuivaks. Aga väga hea on kasutada ka terpentiini, see on siis nii nimetatud lõhnatu terpentiin, tegelikult see ei ole terpentiin, terpentiin on tehtud männivaigust, aga see on siis tehtud naftast, nii et selline mürgine asi, aga tal ei ole mingit lõhna. Ja on siis võtta mingi selline pisike topsikene, valada natukene seda terpentiini sisse, mitte palju, vähe. See ei ole selleks, et seal pintslit puhastada, vaid selleks, et kui mõni värv on natukene siiski kuivem või läinud paksuks, siis saab lahjendada. Ja veel on see vajalik selleks, et pintsleid ehmatada enne maalima hakkamist. Maalimiseks kasutatakse siis lõuendit. On üks variant. Siin on näha üks lõuend, tal on veel kile peal, on just poest ostetud. See on selline lõuend, millel on raam taga, puust raam. Aga väga hea maalida ka näiteks papile. See on niisugune tavaline papp. Näha ei ole mitte eriti paks ja on krunditud. Samas sa võid kruntida ka mingisuguse kas tooniga või värviga. Näiteks sa võid halliks kruntida. See tähendab seda, et sa teed üleni kõik ühte värvi. Midagi seal peale, võid mustaks teha või punaseks või ükskõik. No kõige traditsioonilisem või tavalisem on siis maalida enam-vähem sellisele valgele. Lisaks papile ja lõuendile võib maalida ka vineerile ja riidele, ka teistsugusele riidele, mingile siidile või no see on niimoodi nagu keegi valib. Tähtis on see, et see papp jääb siia sellele ülemisele äärele, mitte siia süvendisse. See süvend on sinu töövahendite jaoks. Siia süvendisse tuleb siis õli või terpentiini topsike, siis lapid, peaks olema 2 lappi vähemalt, 1 lapp on kustutuskummi eest ja teine on pintsli puhastamiseks. Ja siis pintslid. Pintslid ei ole vaja siia väga palju kohe niimoodi korraga panna, sest sa saad ju neid vahetada, aga tähtis on, et nad oleksid nii, et siit oleks üle. Sest kui pintsel läheb siia sisse, siis lähevad pärast need pintslivarred kõik värviseks. Need pintslit paned näiteks 3 pintslit on siin. Ja nüüd on sul ettevalmistused tehtud. Ja, siiski soovitan ka alla prima tehnikas maalides kasutada švammi. Švamm on siis justkui väga-väga suur pintsel, see võiks ka kuskil